see pealelõunane ettekanne on alati ohtlik selles mõttes, et mõnikord inimesed hakkavad tukkuma. Ja siis ma pean mõistatama, et kas asi on selles, et on kõht täis, soe tuba, meeldiv seltskond või on ettekanne igav. Et ma proovin siis nii, et teil igav ei hakkaks. Siin avaslaidil paremal all on üks huvitav tsitaat. The greenest building is the one that already exists. Et see mõte kuulub siis Ameerika arhitektile Carl Elefante. Ja sellest on tegelikult minu arust erinevaid versioone ja seda on olnud ka sellises modifikatsioonis, et the greenest building is the one that doesn't exist at all. Ehk siis tegelikult keskkonna mõttes, kui me midagi ei ole ehitanud, siis me oleme kõige keskkonnasõbralikumad, aga ikkagi me mingit peavarju vajame. Ja tõepoolest me oleme maailmas väga palju hooneid ehitanud ja tasub neid siis jätkuvalt kasutada. Ja tänases selles ettekandes ma olen siis proovinud hoida seda fookust just nagu renoveerimisel, kuigi see on osa laiemast pildist ja mul on siin ka nii-öelda puutumuses teemasid. Nii nagu enamikes enda ettekannetes ma seda raamistikku näitan, see kirjeldab siis erinevaid tegevusi. Seal vasakul on siis roheline nool üles ja punane nool alla. See on, nimetatakse kas 9R raamistik. Ta ei ole otseselt nagu ehitussektori või ehitatud keskkonnapõhine, aga ka selles kontekstis saab seda vaadata. Ehk siis liikumaks ringsema materjali ja ressursikasutuse ja ringmajanduse suunas me peaks pigem eelistama neid tegevusi, mis on seal üleval vasakul. Ehk siis refuse, keelduma, rethink, ümber mõtestama ja ma toon nende kõikide kohta siis ka mõned näited. See on siis see ülemine plokk, ülemine kast. Siis see keskmine on just eelkõige renoveerimisega seotud. Seal on siis reuse ehk korduskasutus, repair ehk parandama, refurbish, mida võib tõlkida siis ka hoonete kontekstis renoveerimisena. Ja siis seal üsna all on recycle ehk ringlussevõtt ja recover ehk taaskasutus. Et nii nagu sellele juba tähelepanu väga õigesti osutati, seal on põhimõtteline erinevus ja alles siis see kõige alumine, see lõppladestamine on siis kõige kehvem. Nüüd seda ehitatud keskkonna ja eelkõige hoonete kontekstis rääkides võime vaadelda ringsust väga mitmel tasandil. Seda, neid pilte võib vaadata nii komponendi tasandilt terviku suunas kui ka vastupidi, et hoone all paremal on tervik. Kui me oleme mingi hoone juba ehitanud, siis on mõistlik seda hooldada, renoveerida, vajadusel ümber ehitada. Liikudes samm üles hoone komponendi tasandile, need on siis näiteks katused, seinad, mingid ruumiosad või ruumimoodulid. Nende puhul ka hooldame, restaureerime, taastame esialgsel kujul või uuendame läbi renoveerimise või siis ka, kui mingid elemendid jäävad üle, me saame neid läbi ümbertöötlemise ringlusse võtta. Siis all vasakul ehitustooted, näiteks siis sarikad, uksed, mingid seinapaneelid. Samuti peaksime neid pikalt kasutama minimaalse hoolduse ja parandamise vajadusega, võimalusel korduskasutama, mille kohta ma toon ka näiteid. Ja kui see ei õnnestu, siis alles ringlussevõtt ja taaskasutus. Ja lõpuks siis ehitusmaterjalid, et iga toode koosneb materjalidest. Eelistada siis ringlussevõttu taaskasutusele ja eelkõige siis ikkagi selline nii-öelda upcycling või materjali väärindav ringlussevõtt, mitte siis downcycling ehk siis väärtust alandav ringlussevõtt. Nii, nüüd sooviks järgmist slaidi. Järgmist slaidi sooviks.
roheline nupp edasi ei taha töötada. Tuleb kohe vist, seal tegeletakse sellega. See on nüüd eelmine slaid, aga võiks minna edasi 2 võrra. Nii, aitäh. Ehk siis mõned näited selle refuse ehk keeldu või rethink mõtesta ümber olemasolevate hoonete näitel. Siin on üks näide siis Krulli kvartalist. Loodetavasti olete midagi sellest edumeelsest ja kestlikust arendusest Tallinnas kuulnud. Seal on väga erinevaid hooneid. Täna seda linnaruumi siis kaasajastatakse. Vasakul on siis pilt ühest vanast tööstushoonest ja ühe koolituse raames, siis, mis tegeles ringse ehitamise teemadega, sai osalejatele välja pakutud, et palun anda sellele füüsilisele mahule siis uus funktsioon, nii et me saaks selle füüsilise mahu alles jätta, kuna peamine osa hoone keskkonnamõjust ja materjali vajadusest tuleb just nendest kande- ja piiride tarinditest, mis on seal tellis, betoon, teras. Ja siis osalejad pakkusid 16 võimalikku alternatiivset funktsiooni, mis sellesse arendusse, sellesse mahtu võiks sobida. Nii, veel, et ära tee või mõtesta ümber sama funktsiooni näitel, kui eelmisel oli siis anda seisvale mahule uus funktsioon, siis mul on siin 2 näidet koolimajadest, et kus me saame hoonet kaasajastada, jättes ta endiselt siis koolimajaks, et seal vasakul on siis halb näide, see on siis Lihula kool, kus olemasoleva koolihoone kõrvale ehitati uus kaasaegne maht, tuginedes erinevatele argumentidele, mille osas ma seisukohta ei võta, aga rääkides ressursitõhususest, siis vana koolimaja lammutati, kasutati 1000 tonne uusi ehitustooteid, veeti mujalt kohale ja kõrval tekitati 1000 tonne eelkõige siis mineraalseid ehituslammutusjäätmeid, mis läksid kuhugi tagasi täiteks. Et ei ole kõige mõistlikum. Ja kui keegi ütleb, et lasteaedu ja koole ei saa kaasaegseks ehitada, siis Tartu linnas on 2 hiljutist näidet. Ja paremal pildil siin on minu armas keskkool, kus ma käisin kunagi 4 aastat Pärnu Raeküla gümnaasium, nii et ma olen selle hoonega hästi kursis. Ma tean, milline ta oli 20+ aastat tagasi. Ma käisin seal hiljuti eelmine nädal kooli kokkutulekul, tegin mõned pildid. Tüüpne nõukogude aegne koolimaht, renoveeritud täiesti ilusaks, mugavaks, kaasaegseks, funktsionaalseks kooli keskkonnaks. Nüüd fookus on küll renoveerimisel, aga siin on nagu korduskasutuse näide 2 mõttes, et esiteks, kui me hooneid jätkuvalt kasutame, et hooned enamasti vanasti projekteeriti 50 aastaks, ma olen hoonete kasutusiga, nende renoveerimisvajadust, renoveerimislahendusi suhteliselt põhjalikult uurinud ja väidan, et me saame neid jätkuvalt kasutada. Põhilised hoonetüübid mul tulevad veel ühe slaidi peal veel, aga panin siia siis numbrid, et hoone kui materjalipank, et seda kontseptsiooni tutvustada. Raudbetoonhooneid on meil suurusjärk 230 miljonit tonni, on siis nende kogu mass Eestis, umbes teist sama palju on siis erinevad tellis- ja väikeblokkidest hooned ja see, mida tasub siis jätkuvalt kasutada. Ja siin on siis vasakul tutvustatud sellise ringse hoone osade protsess, et kui me soovime hoonet liigutada või me soovime hoone lahti võtta ja nendest samadest tükkidest panna kokku järgmise, et ka seda on Eestis tehtud. Ja all paremal veel on siis üks näide Läti piiri äärest Uue-Jaani talust, kus on ehitatud uued mahud siis kasutades vanu palke. Kes on Vabaõhumuuseumis käinud,
see keskmine pilt. Võib-olla ei tea, et see hoone tegelikult toodi sinna tükikaupa Lõuna-Eestist. Põhja-Rootsis on kolitud ümber terve linn, ehk siis hooneid võib olla vajadus liigutada. Ja see Lõuna-Eesti hoone siis, nii nagu vasakul näha, võeti lahti. Mul kolleeg selle meetodi välja töötas, ehitati eritellimuslikud raketised. Et see on siis nii-öelda doonorhoone, kust me neid tükke võtame ja kui me paneme mujal kokku, antud hoone pandi kokku samas konfiguratsioonis, aga seda võib modulaarsete elementide puhul teha ka mingis uues konfiguratsioonis, nii nagu arhitektid ja tellijad välja mõtlevad, et siis me saame nimetada seda siirdhooneks. Ja parempoolsed näited on siis raudbetoon suurpaneelid, et meil on Eestis demonteeritud, mitte siis lammutatud, vaid demonteeritud, see tähendab suurte elementide kaupa mõtestatult lahti võetud raudbetoon suurpaneelelamu. Paremal keskel on need tükkideks saetud paneelid Tehnikaülikooli katsehallis, kus kolleegid neid sõna otseses mõttes uurivad ja puurivad. Ja all paremal on siis Tehnikaülikooli praegu renoveeritava korpuse viimase korruse pealt võetud paneel. Neid on seal üle 100 paneeli, osasid neist me testime ka purustavatel meetoditel ja need lähevad ühe TalTechi vilistlase uue ehitatava üksikelamu vahe- ja katuslagedeks. Ja veel üks näide all keskel on siis raudbetoon õõnespaneelide kohta on siis Uue Jaani talust, kus seal peremees on ühe lammutusfirma omanik. Tal oli niisugust mahtu juurde vaja, maakivi seinad ja kus ta tahtis küttepuid hoiustada ja selle asemel, et siis ehitada mingi uutest materjalidest lagi sinna peale, siis ta ühe hoone lammutamisel otsustas paneelid tervetena demonteerida ja pani need sinna kodus paika ja täiesti toimib. Siis üks huvitav näide Tallinna linnast. See on siis loome- ja ringmajanduskeskus, kus siis nagu näha seal all vasakul on olemasolevad müürid ja projekteerimise ja uuringute otsusel oli otsus need müürid säilitada. Kusjuures Tallinna linna ja vist Muinsuskaitseameti nõudel pidid need müürid säilima siis algsel kujul nii, et neid ei tohi seest ega väljapoolt millegagi katta. Ehk selline tuleb säilitada 50-60 sentimeetrine paekivimüür, mis sest, et see ühelegi tänasele energiatõhususe või tervemõistuslikule või ka sisekliima nõudele ei vasta, me ei suuda tagada soojuslikku mugavust. Ei lubatud ka seda algselt, et panna talle siis soojustus välja ja laduda uus müür, et ta seest ja väljast näeks välja paekivi, vaid konkreetne nõue oligi, et see müür tuleb autentsena säilitada. Õnneks selgus juba ehitustööde ajal, kui hakati seal lammutustegevused ja veel sellised lokaalsed avamised ja teiste tööetappide ettevalmistamisel selgus, et kuigi hoonel olid suhteliselt põhjalikud uuringud ja oli tööprojekt koostatud, siis ilmnes asjaolusid, mis seadsid ikkagi selle ohutuse ja terviklikkuse kahtluse alla. Ja peale siis veel täiendavaid ekspertiise ja konsultatsioone leiti, et selle soovitud funktsiooni realiseerimiseks selles olemasolevas mahus neid müüre ei ole võimalik säilitada. Hoone tõmmati vundamendini maha ja kasutati seal samas koha peal siis seda paekivi, nagu siin üleval paremal on näha, et siis tehti uus raudbetoonsein koos kaasaegse soojustusega, paekivi eksponeeriti välja, osaliselt on paekivi eksponeeritud ka sees, nii et me saime sarnase mahu, seest ja väljas samasuguse ilmega, sama materjal, aga vastab kõigile kaasaja nõuetele. Nii, siis nüüd veel näiteid kortermajade renoveerimisest läbi korduskasutuse siis. Et nagu te teate, olemasolev hoonefond tahab meil rekonstrueerimist ja üks edumeelsemaid ja mõistlikumaid viise on teha seda siis teha selliselt eeltoodetud elementidega. Üleval vasakul on siis näha TalTechi ühiselamu Akadeemia D5A, kuidas sinna paigaldatakse siis
teha selliselt eeltoodetud puitelementi. All vasakul on näha, kuidas see hoone näeb valmis kujul. Nüüd parempoolsed pildid on seotud Sauel ühe pilootprojektis olnud kortermajaga. Üleval paremal on näha siis ka selline testsein, kuhu element paigaldati, et kuidas see õnnestub teha, kuidas sein välja kuivab, algniiskus, kõik see tolerantsid. Täna on juba mitu aastat see hoone valmis, see sai omale uued rõdud, nende köögid läksid suuremaks ja on näha siin ka, võib-olla ringsuse mõttes kõige olulisem aspekt on see, et need lisasoojustuselemendid on projekteeritud sellisel viisil, et kui me nüüd täna vaadates see ülemine vasak pilt, et me paneme seda hoonet nagu riidesse, paneme talle kasukat ümber, et tulevikus, kui me saame kogu selle tegevuse tagasi pöörata ja ainuüksi nendest lisasoojustuselementidest ehitada järgmisi mahte. Ja siin paremal on siis ühed võimalikud näited nendest järgmistest mahtudest. Veel mõned näited, mida nendest samadest elementidest saab siis teha ridaboksi näitel. Ja kes on vaadanud, millised uued ridaboksid on, mida müüakse, alates võib-olla 300 000 kuni 4, 5, 600 000. Et nad on maru väiksed kõik ja kuidagi kitsad. Et nende elementidega arhitektid lahendasid märksa avaramalt, et on ruumi rohkem. Nüüd veel paar repliiki nende elementide kohta. Siin all paremal on siis näha elementide paigaldusjärjekord, et on algne raudbetoonsein, siis pannakse alumiste korruste omad, siis pannakse järgmise korruse oma, siis liitekohad veel koha peal tihendatakse. Ja siin üleval paremal on siis selle seina ristlõige ja juhin siis tähelepanu, et kui me seda lisasoojustuselementi täna projekteerime, toodame, paigaldame, et see oleks siis selline, et tulevikus eraldi kasutades vastaks uue kaasaegse energiatõhusa hoone nõuetele. Et siin pildi peal on ühes tööversioonis näidatud kandepostide paksus 150 millimeetrit, aga ta võiks olla rohkem, ta võiks olla 200, pluss tuuletõkke, pluss sisemine kommunikatsioonide kiht, et see soojustuse paksus oleks ikkagi 25-30 sentimeetrit. Ja vasakul on ühe aknaga paneeli laotis ja ka selliseid paneele näiteks projekteerides, kui te vaatate akna all olevaid neid poste, tasub mõelda läbi see, et tegelikult aknast teha hiljem uks on ülilihtne, et see lihtsalt lõikata allapoole suuremaks. Aga need postid, mis on seal akna all, need võiks seda juba arvestada, et näiteks selle aasta teises pooles jõustuvad meil uued ligipääsetavuse nõuded, et see uks oleks siis ka piisava laiusega mugavaks kasutamiseks ja näiteks siis ka ratastooli või muu liikumise abivahendiga, et ma saaks rõdule. Täna on ta välisseina element, aga et ma saan anda talle rõdu ukse funktsiooni. Nii, siis keegi mainis juba enne lõunal, et see renoveerimine või renoveerimisel tekkivate jäätmete teema on suuresti kultuuri küsimus. Sellega jääb üle ainult nõustuda. Enamik nendest fotodest on ühest Ameerika telesaatest, kus maja võimalikult lühikese ajaga kaasajastatakse ja tekitatakse see hulgas tohutu hulk jäätmeid väga robustsetel meetoditel. Ülemine parempoolne pilt on tehtud Torontos asuva Eesti maja ehitusplatsilt, kuhu ma eelmise aasta lõpus sattusin ja nagu näha, siis seal ei ole ka liigiti kogumisega kuigi hästi, et seal on, ma ei tea, 10+ erinevat jäätmeliiki, mis meil pigem peaks kogutama liigiti. Ja hommikupoole ma mainisin ühte lõputööd. Siin ma olen koos siis juhendatavaga, osad pildid on minu tehtud, osad on juhendatava tehtud, pannud kokku siis väikse ülevaate renoveerimisel tekkivatest tüüpilistest ehituslammutusjäätmetest Eestis. Üleval vasakul konteiner kirjeldab seda, et tihti, kui võetakse mingi hoone renoveerimine ette, siis see algab suurkoristusega. Nii korteritest, keldritest, üldaladelt, pööningutelt ja nii edasi. Ja sõltuvalt
hoone tüübist, vanusest, elanikkonnast ja ajaloost võib seal olla väga kirju pilt. Et ka seal on liigiti kogumisele või miks mitte ringlusele kõvasti potentsiaali. Siis on puitmaterjalid, siis on erinevad pakendid, vahtplastid. Puidu puhul jällegi tuleks koguda siis töödeldud puit eraldi. Siis kipsijäägid paistavad seal. Kipsi kohta siis mul hommikul repliik oli, et seda on võimalik reaktiveerida ja anda talle siis mingites näiteks segapuiste soojustustes uut kasutust. All vasakul on tehnosüsteemid. Kui hoonet renoveeritakse, siis väga palju tekib selliseid ventilatsioonitorusid. Täiesti korralikud. Ja kahjuks nende tavapraktika on, mis te arvate, mis tehakse ventilatsioonitorudega? Emexisse, aga enne Emexisse või metalli kokkuostu on ju. Metall läheb meil suurepäraselt ringlusse, aga mis te arvate, mis nende torudega enne tehakse, enne kui need metalli kokkuostu lähevad? Sinna hüpatakse 2 jalaga peale, et nad vähem ruumi võtaks. Täiesti terved, korralikud moodulpikkusest torud, selle asemel, et viia järgmisele objektile ja kasutada ventilatsioonitorudena. All keskel on katusevill valdavalt siin sust kenasti eraldi kogutud. Peab jälgima, et ta märjaks ei saa, et kate tuleks peale panna. All paremal plaatidena, see on kõik on renoveerimise pildid. Plaatidena kogutud vahtplast. Ma arvan, Tõnis pärast räägib täpsemalt, kui palju Tartu ringpangas vahtplasti plaatidena on ja paningi just kõrvuti, et kui me saame plaatidena kätte, siis kasutame neid plaatidena. Kui me villa puhul ei saa tervete plaatidena, siis võtame ta materjalina ringlusse. Õhekrohviga fassaadid renoveerimisel väga levinud lahendus. Weber on välja töötanud lahenduse, kuidas kogu see õhekrohv pöörde ehitada. Plaadid saab tervetena kätte, tüüblid saab tervetena kätte. Veel on probleemkoht on siis õhekrohv ise, kus on armeerimiskiht, klaaskiude armeering ja viimistluskrohv. Et nende teineteisest eraldamine ringlusse tahab veel arendamist. Aga plaadid, soojustusplaadid, jäigad ja tüüblid on juba kõik ringselt kasutatavad. Veel mõned näited, nüüd lähme ringlusse võttu suunas. Vasakul siis säästva renoveerimise infokeskuse näide, et 20+ aastat Eestis on selline ringne materjali kasutuse pank olnud, aga ta on pigem siis selline niši suunitlusega väärtuslikele ja teise maailmasõja eelsete detailide osas. Allkeskel on Tartu ehitusmaterjalide ringkasutuspank ehk Eesti esimene suure skaala pank, mille toimivusest Tõnis pärast räägib, mis sai siin paar aastat tagasi ellu kutsutud ühe ühise projekti raames koos Tartu linnaga. Üleval keskel ja paremal on arhitektuuri biennaali installatsiooni võidutöö, mille nimi, kui ma õigesti mäletan, oli No Time to Waste. See asub Balti jaamas. Inimesed seisavad seal kõrval, istuvad, ootavad bussi, rongi, trammi, taksot. Et neil on aega küll. Nad ongi seal sellepärast, et neil on aega, on üle aru. Nad teevad aega parajaks. Aga see installatsioon juhtis siis tähelepanu, et ressursi kasutuse mõttes meil ei ole tegelikult kuigi palju aega, et me peaks kohe toimetama. Ja all paremal on ikka jälle renoveerimisel saada olevad peamiselt siis silikaatkivid, aga ka muud mineraalsed väikeplokid. Hooned materjalipangana, osad näited mul juba olid. Siin on veel Eesti hoonetest, me võime ikka mõelda, kas me renoveerime või me lammutame. Et teatud juhtudel on need valikud piiratud, sõltuvalt siis asukohast, funktsioonist, vajadustest. Punane tellis, siis on siin erinevad tööstushooned, eraamad, paremal all põllumajandus, all vasakul on patarei merekindluse punased tellised. Keraamiline tellis on üldiselt üks populaarsemaid ringlevaid materjale, et omab täiesti arvestatavat positiivset rahalist väärtust. Et kui teil on punaseid keraamilisi telliseid üle, panete kuulutuse, tullakse, viiakse ära ja ollakse nõus isegi natuke raha maksma. Nii, ja nüüd
Eesti hoonefond, ma siin ei hakka numbrites laskuma, aga nii nagu enne mainisin, et 2 põhilist tüpoloogiat on siis raudbetoon ja tellishooned. See puudutab nii renoveerimist kui ka siis lammutust. Et umbes veerand kuni viiendik täna olemasolevatest hoonetest langeb meil kasutusest välja, väga paljud hajaasustusalal, väga paljud neist Virumaal, kus on palju hooneid, aga järjest vähenev inimeste arv. Teet Enok väga ilusti ühte võimalikku lahendust bituumenmaterjalide jäätmevoo põhjal ka meile rääkis ja renoveerimise mahud siis hinnanguliselt suurenevad 3 korda, nii et me peame hakkama veel rohkem meie hooneid renoveerima. Ja lõpetuseks mõned näited siit. 2 aastat tagasi TalTechi arhitektuuri ja inseneeria tudengite koostöös projekteeritud siuksed maastikukujunduslik ringpaviljon on see vasakpoolne, et see peaks demonstreerima siis puidu ringset kasutamist, et on nii ringsed elemendid kui poolringikujulised ja see on termopuidust. Et sellel suvel on plaanis see siis valmis ehitada. Miks termopuit? Sellepärast, et termopuitu on väga palju meil saada renoveeritavatest puitu on palju saada renoveeritavatest ja lammutavatest hoonetest. Vana puit, mis on aastakümneid olnud hoones, on muutunud ajas tugevamaks. Ja kui me teeme talle termotöötluse, siis me saame tugeva ja püsiva materjali, mida saab väga edukalt kasutada ka välitingimustes. Ja siin paremal on siis näide sellisest nii-öelda prügimajast, kus olid siis ka, seal on murukatus, seal on betooniprinti, seal on vanad tellised. Ja paar aastat tagasi oli meil siis selline tore projekt nagu Tartu ringrenoveerimine, millest ma olen päris palju rääkinud. Varem ma ei hakanud siia neid materjali eriti panema, aga ühe rohekaardi vana saematerjali näitel ma siiski panin, et kui keegi renoveerib oma hoonet või kas või lammutab mingit hoonemahtu, siis teil tekib erinevat vana saematerjali ja teil tekib küsimus, et aga äkki ma saan seda ikkagi ehitamisel jätkuvalt kasutada, ilma et ma peaks selle ära põletama või multsiks tegema, et siis need rohekaardid aitavad hinnangut anda, kus ja kuidas seda materjali kasutada, mis omadused tal on või millised omadused, kus on olulised. Kokku on siis 8 rohekaarti. Ja see on siis Tartu ringrenoveerimine on see märksõna. Ringrenoveerimine.ee. Veel üks näide demonteeritavast puidust, mis on ka TalTechi kampusesse projekteeritud ja peaks valmis ehitatama. Need 2 konteinerit seal on siis savipõhis materjali arenduse, katsete ja töötubade tarvis. Siin majas ka te nägite lillepotid on tampsavist. Vetsudes olid seinad toorsaviblokkidest, et savi on üks väga perspektiivne materjal, mida on lokaalselt palju saada, mida näiteks on krohvidena kasutatud ka täna loodusmajas, 3 erinevat Eesti päritolu krohvi, mis siis puhverdab siseõhuniiskust ja aitab tagada tervislikku sisekliimat. Ja üks siin mainiti enne lõunal ka ühte TEMPTA taotlust ehk temaatiline teadus-arendustegevus, et sai kirjutatud kokku siis projekti taotlus puidu ja savi ehk siis 2 Eesti lokaalse ja keskkonnasõbraliku materjali ringse kasutamise osas, aga just nende kombinatsioonis, et puit koos saviga on väga perspektiivne. Ja viimane slaid. Panin siia enda arvates ilusaid pilte, pluss siis viited kõikvõimalikele projektidele, millega need tööd ja tegevused on olnud seotud. Ja kui siin oli hea meel kuulda, Tartu kolleegid uurivad betooniringlusse võttu, siis siin on näited siis ka ringlusse võetud mineraalsetest materjalidest. All vasakul on siis silikaatkivi, täitematerjaliga betoon, mida meil väga palju on saada, millest ka täna kohe lähemalt räägitakse. Väga hea materjal, ka suuresti lokaalne, peamiselt liivast tehtud. Üleval vasakul see kollaka täitematerjaliga on šamottkivi, Kunda tsemenditööstuse 4. pöördahjust number 4 saadud materjal. All paremal on keraamiline tellis
ja üleval paremal on siis nii-öelda referentsbetoon, mis on tehtud ainult esmatoormetest ehk liivast ja paekivi killustikust. Ja üks mõte lisaks sellele, et ma arvan, et sellist materjali ringlust peaks rohkem tutvustama. Betoonitootjad on valmis seda ka tootma, kui on tellimust. Meil on ka üks artikkel, kus siis ma panin ka selle viite siia 2 aastat tagasi publitseeritud, kus on siis just silikaatkivi täitematerjaliga betoon, mis andis suurepärase tugevuse, töödeldavuse ja külmakindluse, et see on perspektiivne. Me saame betooni teha ka mörte, segusid, krohve teisesest toormest ja see ringsuse põhimõte, mis ma soovin, et kõlama jääks, on see, et mis siin ennem ka tõstatati, et me räägime täna ringsest materjali kasutamisest, aga me peaks vaatama ka selle ringi lõppu, ehk siis me peaks rääkima teisest ja 3. ringist. Et kui me täna uusi tooteid teeme, et me ei tee mingeid lukustatud komposiite, kus me ei suuda enam materjale teineteisest eraldada, kus me ei saa neid hiljem ringlusse võtta, et see, mis Tartu kolleegid viitasid, et uut betooni teha vanast betoonist, et seda on Euroopas omajagu tehtud ja 2-3 korda saab seda edukalt teha. Peale seda hakkab siis vana tsement hakkab materjali omadusi halvendama, aga kindlasti on väga suur materjali kasutuse potentsiaal just läbi siis materjali optimeerimise ehk mis, kus ja kuidas me kasutame. See kehtib nii teedeehituse kohta, millest siin ennem kenasti räägiti, kui ka üldehituse kohta, et mõtleme paremini, mis meil on ja mis, kus ja kuidas oleks optimaalne kasutada nii ressursitõhususe mõttes, pikk kasutusiga, vähene hoolduse ja remondi vajadus, aga ka elukaare lõpp. Aitäh! Aitäh, Simo! Nüüd on võimalik, kui me lubasime, et Simole saab küsimusi esitada, siis me saab seda teha, võib käega märku anda, me saame mikrofoni tuua, siis need, kes meid jälgivad, saavad ka kuulda seda küsimust ka. On Simole küsimusi? Vaikust. Nii selge jutt oli, Simo. Nii, on küll küsimus, jah. Kas te oma projekti raames olete analüüsinud nende ehitusmaterjalides ohtlike ühendite, ohtlike ainete sisaldust? Kas seda poolt üldse on vaadatud ja mis on tulemused? Jaa, hea küsimus. Euroopa eeskujul Euroopas on seda rohkem tehtud kui meil, aga mingil määral oleme. Ja jättes siin nüüd kõrvale kõikvõimalikud teadaolevad ohtlikud jäätmed, eterniit ja asbesti sisaldavad isolatsioonid ja sellised asjad. Et siis on Köreli abil tulnud välja või tema nii-öelda suunamisel ühes projektis, et nõukogudeaegne puit, mis on värvitud, et seal võivad olla erinevad halogeenorgaanilised ühendid ja raskmetallid. Samuti tuleb vaadata bioloogilist saastumist, enne kui me materjali ringlusse võtame. Kõik võimalikud muud reostused, et jah, see on teema ja seda tuleb nende nii materjalide liigiti kogumisel kui ka siis töötlemisel ringlusse võtus vaadata ja kindlasti Peetri hommikul tutvustatud juhendid aitavad meil seda teha, et kõik ei pea ise välja mõtlema, et Euroopas me peame teadma enda lokaalset spetsiifikat, et millistes toodetes, milliseid meie piirkonna või riigi korrale iseloomulikke ühendeid toona kasutati, aga väga palju saab ka teiste, sealhulgas Kesk- ja Lääne-Euroopa riikide näitel, nii et on oluline teema ja uurimisvajadus on olemas. Aitäh, on veel küsimusi? Ja, siin on. Ja, aitäh huvitava vestusest. Ma tahtsin küsida selle Temto vooru kohta. Temta, vabandust. Käimas oleva või uue? See, mis oli puidu ja savi kombo. See, mis me taotlemisel, jah. Taotlemisel, selge. Et natukene sarnane küsimus võib-olla eelmisega, et just see vaade, et millised soovitused on, kui on tõesti nagu värvitud puidu näiteks taaskasutamise soov või korduvkasutamise soov. Jah, osaliselt küsiti ja proovisin vastata. Ilmselt tuleb ikkagi neid proove veel võtta
erinevatest tüüpsetest jäätmetest perioodi kaupa, värviliigi kaupa ja Suur-Sõjamäe kütuselaboris neid veel määrata, et seal on võimalik saada vastus, mida kui palju sisaldab ja sealt edasi on siis, et mis ja kuidas seda kasutada. Aga veel kord see termotöötluse mõte, mis Tanel Tuisk pakkus, et äkki me saame termotöötlusega need ohtlikud värvid, lakid, ühendid sealt puidust nagu kätte, kinni püüda ja see puit ise on siis laiemalt või muudes kohtades laiemalt kasutatav. Aga see on mõte. Siin ei ole veel tulemusi. Veel küsimusi? Jõuame veel võtta. On, nii. Ma küsin sellist asja, et kui palju see toote hinnale juurde tööb? Olete seda kulutulu osa arvestanud? Mis asi täpsemalt? Ringne kasutamine? Jah. Norras ehitati üks büroone, mis läks väidetavalt üle 9 korra kallimaks, kui oleks olnud uutest materjalidest. Muudes riikides on olnud väiksemaid numbreid, et jah, see on suuresti eksperimentaalne, seetõttu me teemegi seda teadus-arendusprojektide raames, et ettevõtted üksi Eestis üldiselt ei jõua nii suuri investeeringuid ja niisugust teadmismahukat tööd teha. Aga sellepärast me teemegi seda, et me sektorile töötaks välja kõigepealt siis teaduspõhised ja laboratoorse uuringu tulemused, siis tuleb eksperimentaalne skaala ja siis on võimalik seda skaleerida tööstuslikuks, et on need TRL tasemed, et liikuda 2, 3, 4 tasandilt kuni siis päriselt majanduses rakendatavateni lahendusteni. Et see on nokkini saba lahti asi, me ei saa jätta asja tegemata öeldes, et aga see on ju kallim, sest ettevõtted võib-olla oleks valmis seda proovima ja mastaabisäästuga saab selle hinnaga konkurentsivõimeliseks, aga lahendusi ei ole, et seetõttu me peame lahendusi ikkagi praegu välja töötama. Ja juhin tähelepanu, et 28 peaks meil tulema hoonete CO2 nõuded koos piirväärtustega, nii et ehitades ainult uutest toodetest me ei mahu raamidesse, me peame võtma teiseseid materjale kasutusele ja siis jällegi see võib minna alguses natuke kallimaks, aga ma nagu kutsuks üles seda mõttemalli muutma, et kõik asjad maailmas ei pea olema majanduslikult tasuvad. Kuidas see ütelus oli, et kui me seisame tühjaks kaevatud karjääri kõrval, siis ei ole vahet, palju kellelgi taskus raha on. Üks küsimus, ma saan aru, veel selle mikrofon on käes. Jah, aitäh, Simo. Väga tabav viimane märkus oli selle karjääri kohta veel. Tundsin kuidagi isiklikku pistet selle koha pealt. Aga kas sa äkki nimetaksid 3 regulatiivset sellist takistust hetkel, et kuidas me nendest sellistest väikestest projektidest, pilootprojektidest jõuaksime mahuärini? 3 ei nimeta, aga ehitussektori ja toodete nõuetele vastavuse ja standardiseerituse kohta öeldakse 3 asja, ma olen kuulnud, et on ülereguleeritud, on alareguleeritud ja siis on 3. variant on, et tegelikult ei olda kursis, mis ja kuidas on reguleeritud. Et siin aitab teavitus, meil on oluliselt rohkem tegelikult lubatud, kui arvatakse. Teedeehituse puhul on siiani olnud see künnis telja nõuded Transpordiameti näol, aga seal on asjad muutumas nii-öelda paindlikumaks, et tegelikult ei ole ületamatuid regulatiivseid barjääre. Ka teiseste materjalide või paneelide, mis ma tõin näiteid ja mis nüüd on plaanis skaleerida, ka selliste paneelide kasutamine on täiesti lubatud. Lihtsalt ohutusest tuleb veenduda ja täna me töötame välja metoodikat, et kui me ühe hoone vahelaest võtame paneeli ja paneme selle teise kohta paika, et mida ja kuidas siis selle paneeli puhul tuleb määrata, et täna me painutame neid puruks, avame seda sarrust, võtame proovikehad, aga selle tegevuse käigus me nagu valideerime läbi purustamise mitte purustavaid meetodid, et edaspidi piisab sellest, kui keegi skanneerib selle paneeli ära, saab teada, et seal on 5 varrast läbi mõõduga 20 mm, betoon on nii tugev ja kaitsekiht on piisav ja me saame ringselt
kasutada paneele, et see on ka täna lubatud, aga millegipärast enamik insenere, tellijaid, ehitajaid kõhklevad seda tegemast, aga kui me ülikoolis piloodina teeme, näitame selle ära, siis see ongi selleks, et seda teadmist saaks nagu laiendada. Aitäh, Simo! Aplaus sulle!